Kas sa mäletad oma esimest parimat sõpra? Ja kõige naljakam mu esimene parim sõber oli niimoodi, et vanemad saatsid põhimõtteliselt ta komandeeringusse meile iga suvi. Mina olin nagu, ma ei olnud üks veel, eks ma olin 0-aastane, ta oli 2-aastane, sellest ajast saadik me oleme juba tuttavad ja suhtleme siiamaani, et väga hästi mäletan. Mul oli lapsena nagu mõnes mõttes raske nagu sõprust teha, et teistel oli nagu palju lihtsam kuidagi minna kusagil liivakastis kellegi juurde ja koos mängida ja öelda, mul on sõber, ma olin ikka selline tõsine mees, kes tahtis ikka sellist eluaegset sõprust, aga näed, sain vähemalt ühe sõbra küll endale kohe lapse sellist liivakastist saadik. Tal ei ole lihtsalt teist võimalust, ta ei saa enam loobuda sinust. No, kas on küll, meil on küll veits see, et me elasime koos iga suvi 2 kuud ja siis muul ajal ka, et me oleme põhimõtteliselt selline brother from another mother, öeldakse inglise keeles. Ma arvan, et kõige esimene parim sõber oli mõni koduloom, kes meil oli. Aga kindlasti naabripoisid ja siis lasteaiakaaslased. Jaa, minu esimene parim sõber on Silvia, kellega ma sain tuttavaks lasteaias ja tema on ka minu kõige pikaaegsem sõbranna, ütleme mingisugune 20 aastat oleme sõbrannad ja kuigi me igapäevaselt kokku ei saa, siis me teame, et me oleme alati teineteisel olemas. Ja see on Madis ja ta on ka täna siin ja ta elab kaasa mulle ja me oleme võib-olla samas sarnased ja erinevad ja meil on nagu suured eesmärgid ja me oleme temperamentsed mõlemad ja väga hoolime üksteisest. See on minu Slippery Slope'i trummar Henri, kellega me tutvasime esimeses klassis ja kellega me saime pärast esimest tundi sõbraks. See on mu parim sõber siiamaani. Aga kas parimal sõbral on mingisugune teistsugune või suurem privileeg ka kui tavalistel sõpradel? See on huvitav küsimus. Ma ei tea, kas minuga suheldes, ma arvan, ei ole kellegi mingi privileeg või midagi, et võib-olla see privileeg on, et kui ta ikkagi mind välja kutsub, siis ma kindlalt lähen. No okei, no mõne erandiga, jah. Vot just nemad võib-olla saavad näha seda vahepeal ka endast väljas olevat hingat, et see on see kodune situatsioon võib-olla või need inimesed, kellega ma tunnen ennast väga mugavalt, et seal ma ei teagi, kas on hea või halb, vahepeal lasen ka enda emotsioonid valla. Aga jällegi mõistlikkuse piirides on ju. Me olime mingi 3-4-sed, et kuidas meil siis nagu see tutvus läks ludinal, aga võib-olla mängis kaasa ka see, et ta oli pikka aega mu ületee naaber. Nii et siis oli hea helistada lauatelefoniga, et kuule, lähme poodi, tuleb kohe uue minuti pärast ja me saime nagu hästi hea oli suhelda. Ma ei suhtle tegelikult, sellepärast, et väiksena ma ei olnud väga populaarne laps. Mind kategoriseeriti sellele, et ma ei natukene nagu peale pressiv, ütleme nii. Vaata, ma olen nagu, ma ei osanud ennast väiksena selles mõttes, võib-olla nüüd olen õppinud seda nagu raamidesse suruma, aga näiteks lasteaias, kui keegi hakkasime koju minema, siis ma ütlesin, ma tulen sulle külla. Et ütlesin, et kuule, et mul ei ole nagu aega täna või me ei ole kokku leppinud. Siis ma olen nagu mingis mõttes, ma tulen sulle külla. Ma ütlesin, et ma tulen külla. Ma olin mingisugused 4-5-aastased ja siis meil tuli siuke hea idee, vähemalt mul tuli, et me võtsime hunnikust kive, hakkasime neid õhku viskama. Senimaani, kuni üks neist mul pähe kukkus. Sellepärast ma olengi selline. Selline rahulik. Kas te suhtlete siiamaani või sai see sõprus sel päeval läbi? Ei suhtleba, jah. Ei ole ammu suhelnud. Ta unustas ära lihtsalt selle sõbra sellel hetkel. Unustasin ära, jah. Aga minu parim sõber on praegu siin majas, Luisa Lõhmus, kellega me koos muusikat kirjutame, et ta on nagu mulle kõige kallim inimene. Keila tüdruk ja tema nimi on Reilika ja mina olin pisikene, kui tema sündis ja alates sellest me oleme käsikäes koos käinud. Ma mõtlen nagu esimene nagu selline sõbranna või? Ma arvan, et see oli Margit, kellega ma lasteaias kohtusin või kes mind maha murdis, nagu öeldakse. Vaat selline... Lasteaias? Lasteaias juba, jah, et juba varakult hakkas selline sõbrustamine pihta naisterahvastega. Jah, mina pole lasteaias käinud. Koolis oli mitmeid selliseid väga lahedaid semusid, aga päris selline esimene sõber tekkis mul Viljandi kolledži aeg, see on sõber Erni, kes on siiamaani. Parimad sõbrad teevad ikka kõike koos, ka nii lollusi kui ka häid asju. Mina arvan, et minu esimene nii-öelda suur armastus ja sõbranna lasteaias, tema tegi siis sellist asja, et kui vanemad tulid lapsele järgi, siis ta lihtsalt otsustas, et hakkab röökima ja ütles, et tema ennem ära ei lähe, kui Marko tema kaasa tulevad. Selline puhtad tunded olid lasteaias. Kas sellel lool on selline lõpp, et olete nüüd abielus?
kahjuks on elud läinud niimoodi, et tema nüüd Hispaanias ja mina on siin Eestimaa pinnal. Ma just tahtsin öelda, et kui sinu naine praegu kuulab sõna kahjuks, siis sul on ka homme väga kahju.